Tere päevast, tere õhtust siit Narvast, Narva spordikeskuse suurest saalist. Kohe-kohe on algamas Eesti saali jalgpallimeistrivõistluste poolfinaal. Mihkel Leetsar, number 23 Joonas Kartsepp, number 27 Kaspar Huul ja number 7. Ja nüüd ka see pall veel sõi putis ja ei lähe ka teine katse sisse. No kuidas Tartu ei löö selles olukorras ära, aga ei, seis on muutumatu 0-0. Maksim Mitrofanov sai temaga sel nädalal kloostris käidud. Kuremäe kloostris, seal pressipäev oli nüüd. Kalamees võtab hästi ette. Pall on Väravas! Eesti noortekoondislane Lev Lužin viib teise noore Kristjan Kalamehe söödust. 1-0 Narva juhtima, kui mängitud on 4 minutit. 30. 6 minutit mängitud. Kas tuleb söötu? Ei. Ja tuleb sööt! Ja on 2-0! Ilusti mängitud! Standardolukord ja Maksim Lipin viib 2-0 kodumeeskonna juhtima, kui mängitud on 5 minutit ja 58 sekundit, nii et mitme hooaja mängud peeti ja meister selgus, nii. Ja ei, hästi Rene Kolsar, tubli. Näitas ka Aleksandrov. Ja sööt läheb läbi ja on võimalus lüüa. Aga Kolsari jaoks on see lihtne saak. Lipin lõi ja Kolsar nägi. Karena Kolsar. Läheb see viga tabloole ka mulle, ma pakun. Nii võetakse pall ära ja tuleb Rebaselt. Ei, hästi. Mida teeb ja nüüd on lõpuks värav. Raul Rebane lööb 1-2. Sihtis pikalt Tartu seda väravat ja näete, see viga tuleb ka, millest sai räägitud, aga nüüd lõpuks siis 50,6 sekundit ja Kolsar hästi tõrjub selle palli nurgalöögiks. Nii, nurgalööki näitab midagi. Lonšakov allapoole suunatud. Ja sõles, nagu öeldud. Kopli ja Tallinna punkerpartneri mõlemate meeskondade koduväljak on sõle ja nüüd on 3-1 ülekaal ja kas realiseerivad kohe, kui mängitud on 26 sekundit ja Demari Nuuma viigistab seisu. Nii et 2-2, 26 sekundit läks teist poolaega vaja Tartul, et mänguseis viigistada. Ja vaata 457 pealt vaatajat. Nii, kas see pall läheb läbi? Ei lähe. Taanov saab ära ja nüüd on ülekaal Narval, aga Tartu mängib ka tagasi, aga siiski mitte nii edukalt. Pall on väravas, individuaalne meisterlikkus Kristjan Kalamees. Korra on tema pallist olnud pall latis ja nüüd on tagasi Narva eduseis. Olid nad 2-0, aga nüüd siis. Veel Kalamees ja pall mööda, aga näpud vahele Kolsarilt. Teises mängus on 2-0 punkerpartner mängimas Kopliga, kui seal on mängitud 2. Jah, suurt vahet ei ole sellega siiski. Ja nüüd palliga õutus ja kas saab Kalamees? Saab ja nüüd paremalt äärelt. Kas pall keskele ja lööki ja pall on väravas. Taas 2 väravaga on läinud juhtima Narva, kui mängib treener Vladimir Lonšakov. Poolfinaalseeria esimese mängu lõpuni, tuletan meelde, mängitakse 2 võiduni järgmisel pühapäeval kindlasti Tartus. Joolotis käib Rebase löök ja Kolsar tagasi väljakule. 2021. aastal kaotati kodus 2-4 ja 1-4 ja seeria 1-2. Esimest korda kaotati seeria 0-2 ja nüüd on värav tühi, aga kas saavad palli väravasse lükatud, kas läheb pall väravasse? Posti ja pealt vaata ja värav! Post ja värav, nii et see on suur samm edasi, 1-0 seeria eduseid. Minut 7. Ja Beljakov saab ja nüüd lööb ja pall, kas läheb väravasse ja Beljakov saab värava! Tali Beljakov 6-2. Väravus on pealtvaatajatelt alati rõõmus, kui mängitud on 19-0, 13 poolaega lööb Vadim Beljakov värava. Kinni, küll ei purku nii kõvasti, et läks väravasse. 28 sekundit veel selle. Pall lõpuks väravas.
lõpuks saavad siis ja Lehar Savikink lööb 6-3 ehk siis 3-6. 7 sekundit, ei, kõik. Esimese poolaja 2-0 ja kogu kohtumise 6-3 võidab Narva United ning läheb 2 võiduni mängivad poolfinaalseeriat 1-0 juhtima. Seeria teine kohtumine järgmisel pühapäeval Tartus ja kui vaja, siis otsustav kohtumine siinsamas Narvas 4. mail. Aga jääge ikkagi ülekandega.